Kui keegi teeb ühe kristlase vastu midagi halba, ka siis see kristlane tohib seda talle ütelda, et nii ei tohi, või peab kristlane olema selline leplik inimene, kes seda ei ütle. No loomulikult, kristlane võib ka seda öelda, aga meil on mõned juhiseid piiblis sellest, kuidas ja mismoodi seda ütelda. Ja tänases evangeeliumi tekstis loeme seda niimoodi alguses, et aga kui su vend peaks patustama, siis mine noomi teda 4 silme all. Kui ta sind kuulab, siis oled sa oma venna tagasi võitnud. Selles tekstis läheb muidu edasi ka, et kui ta ei siis kuule sind, mis siis tea. Aga siin on oluline see, et esimene samm on see, et sa hakkad rääkima temaga kui võimalik 4 silme all. Tihti mõtleme teistmoodi. Tihti on nii, et räägitakse teistele inimestele, kes ei ole tegelikult selle asjaga seotud üldse, räägib nendele neid halbu asju, mis see või see inimene on teinud. Või minnakse sotsiaalmeediasse või meediasse, kirjutatakse midagi halvasti ühe inimese kohta. Aga piibel räägib meile teist lähenemist. Kui võimalik, läheme sellele inimesele ja räägime talle 4 silma all. Ja alles siis, kui sellest ei aita, siis võib minna teistele inimestele. Nimelt toime kristlastena ütelda, kui midagi on halb ja eriti kui koguduses on midagi, mis toimub, mis ei tohiks toimuda. Seda tohime ütelda, aga kristlane peab samas olema teadlik sellest, et ta on ilmselt ise ka pattu teinud. Ehk kristlane peab eelkõige vaatama iseennast, mõista iseenda üle kohut, kes ma olen ja kas ma olen ise parem või kas mina olen selline, kes üldse midagi tohib patu kohta öelda selle inimesele või elan ise niimoodi, et mina ei ole õige seda talle rääkida. Võib öelda, et on need kristlased, kes kasutavad piibel kui suurendusklaas, et vaadata teist inimeste patusid, aga tegelikult peab piibel olema peegel, millesse ma vaatan ja saan vaadata, mis siis ise parandada, millest ise paluda Jumalalt andeks andmist ja kuidas ma ise saan paremaks inimeseks saada. Kui oled olukorras, kui sa tunned, et sa pead kuidagi juhtida inimest teisele teele, ehk korrigeerida, kritiseerida, siin on palju variante, sõnu, siis on oluline ka kiitmine, kui on ka midagi, mille ees saab kiita. Kui sa oled inimest kiitnud, siis ta võib-olla tahab hea meelega kuulda seda, mis sa ütled talle. Aga kui sa alustad või ainult räägid seda halba, mis ta on teinud või mis sina arvad, et tema on teinud, siis on vähem võimalusi, et ta sind kuuleb. Väga huvitav on vaadata seda Pauluse esimest kirja korintlastele. Korintis oli selline kogudus, kus oli tugev usk ja palju väga karismaatiliseid inimesi, aga seal oli ka suuri probleeme. Ja Paulus kirjutab nende probleemide kohta, proovib aidata korintlaste kogudust neid probleeme lahendada oma esimeses kirjas, aga ta alustab oma kirja selle kiitmisega. Ta kirjutab: ma tänan alati Jumalat teie pärast, Jumala armu eest, mis teile on antud Kristuses Jeesuses. Te olete ju kõigi poolest saanud rikkaks temas igasuguses sõnas ja igasuguses mõistmises, kuna tunnistus Kristusest on teis kinnitatud, nii et teil ei ole puudu üheski armuannist, oodates meie issanda Jeesuse Kristuse ilmumist. Ehk ta kiidab seda kogudust, sest on tõesti palju asju, mille ees kiita, aga pärast ta kirjutab ka mõnede asjade kohta, mis tuleb teistmoodi teha.
Ise käin praegu sellisel koolitusel koos naisega, mille nimi on Imelised aastad. Seal õpime loodavasti paremateks vanemateks saada. Ehk me õpime mõned nipud, kuidas siis läheneda lastele. Ja üks selline nipp on see, et laps peab kuulma meie kiitmist. Kui ta midagi hea teeb, siis seda kiidame. Ja kui laps vähe hea teeb, siis kiidame seda rohkem just seda, mis on hea, seda, mis me tahame esile tuua. Sest laps tahab vanemat tähelepanu. Tema jaoks ei ole alati väga tähtis, kas see on negatiivne või positiivne tähelepanu. Aga parem on ju anda positiivne tähelepanu, kiita seda head ja mõnikord kas või ignoreerida seda halba, mis laps võis teha. Ja ma arvan, see sama kehtib ka täiskasvanute puhul. Inimesed, täiskasvanud ka tahavad mingit tähelepanu ja kui me suudame seda positiivset tähelepanu anda, siis on ka palju lihtsam, kui mõnikord oleks vaja midagi kas või negatiivset rääkida, siis ta kuuleb seda palju paremini. Tänase pühapäeva teema on mitte ainult konfliktide lahendamine, vaid ka andeks palumine, andeks andmine. Andeks palumine, see on paljude inimeste jaoks keeruline, raske. Kui sa palud andeks, siis nagu näitad nõrkust. Sa tunnistad, et sa oled viga teinud. Ja see ei ole lihtne. Ja paljud mõtlevad, et siis ma olen nõrk, kui ma palun andeks. Aga tegelikult see, kes julgeb andeks paluda, tema on kõige tugevam. Ja on palju lihtsam tõesti. Seda saan kinnitada. Palju lihtsam armastada inimest, kes julgeb oma patud tunnistada või oma vigu tunnistada. See, kellel pole vigu, seda inimest on palju raskem armastada. See on siis andeks palumine, kui me räägime andeks andmisest, siis see nõuab armastust. Jumalikku armastust. Ja kes suudab seda jumalikku armastust anda, kui mitte Jumal? Meie enda jaoks on oluline anda andeks. Ja kui keegi ei ole isegi andeks palunud, ta teeb midagi halba meie vastu, aga ta ei ole isegi andeks palunud, siis võib küll mõnikord olla raske andeks anda. Aga meie enda jaoks on see hea, kui me suudame andeks andma. Siis ei jää see haav meisse, mis ta on teinud. Siis see kasvab kokku, saab terveks. Ja kui ei ole võimalik andeks anda, siis mõnikord võib-olla piisab sellest, et sa lepid sellega, mis on juhtunud. Et vähemalt sina ei tunne ennast, et asjaga ei ole korras. Jumala sõna palub meid õnnistada ka neid, kes teevad halba meie vastu ja ka paluda nende eest, paluda oma vaenlaste eest. Kui me palume oma vaenlaste eest, palume nende eest, kes on teinud meile halba ja kes ei palu andestust, siis Jumala abiga saame näha neid Jumala valguses, Kristuse silmadega. Ja kui me näeme inimest Kristuse silmadega, siis me näeme teda armastuse silmadega. Siis on tõesti võimalik armastada inimest, kes tegelikult on teinud meile vastu midagi halba. Kristuse silmaga me näeme, et on mingi põhjus, miks ta seda on teinud. Teda kasvatati niimoodi või ta on nii palju halbu kogenud oma elus. Kristus aitab meid sellest aru saada ja leppida sellega ja tule edasi andeks anda. Issand, me täname sind
nende suurte kingituste eest, mis sa oled meile andnud. Pattude andeks andmise. See, et me tohime paluda andestust, et me tohime anda ka andeks. Issand, aita meid selles, aita meid kasvada inimestena, kristlastena, usus ja armasuses. Aita meid andestada kas või vaenlasi. Seda palume Jeesuse Kristuse nimel. Aamen. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma paale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma paale sinu üle ja andku sulle oma rahu, Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen.